tatar. Punane on sellepärast, et rauda on palju sees, eks ole. Ja nüüd tatar kasvab niiviisi, et hakkab juba, kui ta juba nii väikene on, hakkab juba õitsema. Ja õitsemise ja kogu aeg tulevad need juurde, kogu aeg õitseb ja kogu aeg vili valmib, eks ole. Vaat siit sellest saad juba, eks ole, tera, võtad koore ära, koorest saab sellest tatara kest saab patju, saab madrasi tõmmelda. Vot sellest, mis piim valmidus, see tatara piim, eks ole, praegust me korjame seda rohelist ära, kuivatame ära ja jaotame ära, saame tatara piima. Kõik teavad, et kaera piim on väga väärtuslik, aga tatara piim on, no ma ei tea, tatara piimas on neid aineid veel rohkem. Tatar on Virgo Mihkelsoo üks lemmiktaimi. Tatar on selles mõttes imeväärne, et taime kõik osad on kasutamiskõlblikud ja tervistavad. Kui tatar on rikas mikroelementide poolest, lehtedest, nendest saab teed teha, eks ole, õitest. Saab ka kõigest sellest ürdist, eks lõikab siit ära, kuivatab ära, jahotab ära, väga hea tee. Kestade praht ja selle praht võib ilusti ära põletada, et sütt teha, proovisime sütt teha, tatra sütt. Näiteks kõhuhaiguse vastu võtad 2 pool teelusikatäit, paneb kõhu tööle normaalselt. Tatar on üldse selle vanast ajast juba, mulle öeldi, et igast taluspeaga oli, meil oli ka, vanaisal oli tatar. Nii tatar on üks põhilisi toite, et Eesti laua peal oli. Ehkki see tatar Eestis halvasti kasvab, aga paljudes taludes oli see tatar, eks ole, meil oli ka tatar. Nii, tatar on Tiibetist, eks ole, tulnud see tatara taim ja siin arenenud. Ja nüüd, ja tatarl on, siin me raamatus, eks ole, teeme välja, et missugused tatara omadused, nad on väga palju, eks ole, asju ta teeb, eks ole, reguleerib suhkrusisaldust veres, eks ole, mõjud suurendab lihasse jõudu, vastupidavust, potentsi, parandab seedimist, hästi aitab kõhukinnisus gastriidi, koliidi puhul, suurendab immuunsüsteemi elemendi moodustamist ja nii edasi. Ja isegi nii kaugele jõuda, et see Moskvas, eks ole, üks kliinilise farmateraapia labori juhataja professor Varnaulov kirjutab, et tatar on üldse 81. sajandi ravimtaim. Ja kõik. Teine asi, kõige parem hakkad sealt poolt liikuma. Kõige parem mesi, mett on igat sorti. Kõige parem mesi on ära proovitud, ära mõetud, tatara mesi. Sest ta on põhiliselt efektiivne, ta on taas arv kõrge ja tal on rauda ja vaske ja teisi elemente on nimelt niisuguses koosseisus, mis inimesele on kõige sobilikum. Nii et sealt ma hakkasin pihta. Põhjus, miks Virgo Mihkelsoo 50-sena eduka karjääri füüsikateaduses pooleli jättis ning vanaisa talus tatrast ja tatra meest tervist otsima hakkas, on eluline. Nimelt haigestus tema abikaasa Ludmilla ootamatult verehaigusesse, millest tervenemise võimalust hindasid arstid tookord 10 000. Tuli niisugune näeda, et abikaasa oli juba täitsa minekul, eks ole, siis ma sain looduslikku abi. Siis mul hakkas tulema, eks ole, tahtmine sellega tegelda edasi. Ma töötasin tõesti, mul naine tõi mulle töö ajal söögi, eks ole, lõunasöögi, hommiku ma läksin kell 6 ära, eks ole, ja nii edasi. Ja ma vaatasin, et ma olen seda 20 aastat töötanud, midagi ma saavutasin, eks ole, aga naise tervis läks üldse luhta. Mina arvasin, ma olen lihtsalt kohustatud nüüd, tagasi kuidagi võtma, eks ole, seda tegema. Meditsiinil laserite väljatöötajana oli Mihkelsoo juba teadust tehes hästi kursis inimkeha toimimise tõdedega. Oma esimesed teadmised loodusravist omandas ta Hippokratese ravimeetodeid uurides. Hippokrates ütles, et toit on ravim. Aga kui toit on ravim, eks ole, ja Hippokrates selle toiduga, minu teadmiste järgi üle 2000 haiguse, eks ole, ta diagnoosis senini ja ravitakse praegust, eks ole, farmatseutista, tema ravis nad välja loodusliku vahenditega. Ja ravim taimed, ravim preparaat, looduslikud preparaat, milleks sõna ravim taim üldse tekkis. Nimelt sellest, et see taim ravis
ja meie kõik see ravimise kogemus on olnud meie loomselt, eks ole. Loomad, no ma ei ole näinud metsloomi, kus haiged on. Kui nad on haiged, siis on kõik, aga muidu nad ise ravivad ära, eks ole. See põder sööb näiteks kärbseseen, kui tal on, eks ole, või kukeseeni, kui tal on parasiidid kõhus. Karu tuleb talve unest üles, kus kõige ennesimene sööb sammalt, et seedimist reguleerida ja nii edasi. Näiteks, kui inimesel tuleb näiteks mingisugune vajadus neid sidrunit süüa, eks ole, no siis organism seda alateaduslik annab selle vaistuga ja selle nägemusega, et palun, eks ole, söö sidrunit. See ei ole niiviisi, et nüüd tuli äkki, läksid poodi, tuli isu sidrunit. Aga see on võib-olla tervislikult seisukohast tähtis. Need on kibuvitsa õite lehed, mis on väga head, eks ole, vanaduse vastu ja naistele preparaadi tegemised, eks ole. Siin on Kreeka pähkli noored lehed ja noored võsud, mis on allergia vastu ära proovitud. Tead, kui öeldakse, et allergiat ei saa ravida, saab ära parandada. Ligi 20 aastaga, mil Virgo Mihkelsoo loodusravi saladusi on uurinud, on tema vanaisa talust saanud tõeline imeravi katselabor, kus juba ammu ei toimeta Mihkelsoo üksi. Talle on abiks loodusravi abil terveks saanud abikaasa ning samuti raskest haigusest läbi käinud ja loodusest saadu jõul tervenenud naiseõde. Ma olen teadlane, ma hakkasin seda juba 15 aastat vaatama, kui ma sellesse peakonstruktor, eks ole, et pead selgusele jõudma täpselt, kuidas asjad toimivad, siis sa võid selle elu organiseerida, inimesi tööle panna ja abikaasad paluda ja nii edasi. Ja ma jõudsin selle selgusele, eks ole, et on olemas näiteks ravimtaimede lahustajad, eks ole, lahustajad. See lahustaja on vesi, seal ütleme rasv, äätikas, petroolium, piiritus seal kõige parem ja alates Hippokratestest ja Galeenist ja teistest kõikidest. Et kõige parem lahustaja ikkagi ravi eesmärgil on mesi. Ja mesi on, nii et ta on niivõrd hea lahustaja, et ta näiteks, kui võtad ravimtee võrdled ja võrdled näiteks pulbrina ravimtaime segu meega, siis vahe on seal 10 korda. Nad ütlevad, et mesi tõstab ravimtaime efektiivsust 10 kordselt. Samm-sammult on Mihkelsood loodusravi tarkustesse süvenenud ning ainuüksi taime mee preparaatidega tohterdamisest juba tublisti kaugemale jõudnud. Ja lõpuks, eks ole, jõudsime sellele, et võib ravida aga see raviv organism peab olema valmistatud ette selleks ja inimese peab olema tahtmine ja nii edasi, et võib-olla tähtsamaks komponendiks tuleb isegi inimese organism. Ja lõpuks praeguse seisuga jõudsime sinna, et kõige parem tohtor üldse on inimese organism ise. Nii et öeldakse, et arst, eks ole, tegi mind terveks. Ma tahan öelda päris kõva, et mitte ükski arst inimest terveks ei tee. Inimest teeb terveks tema organism. Arst aitab, õpetab, suunab. Arstid on väga head, eks ole, teadmisi ja nii edasi, aga arstid lihtsalt lubavad inimesel vastu arstmitega, tablettidega elada selle haigusega ja isegi nii hästi elada, sa ei tunnegi, et sa oled haige, aga see lõpeb kurvalt. Nii et ma hakkasin uurima 100-aastalisi. Me moodutasime siin viimati väikse klubi üle 100 aasta. Tähendab, et selleks, et elada üle 100 aasta, sa pead sellele mõtlema tõsiselt, et kui sa elad haigusega ja arstmitega sa elad haige inimesena. Nii et ikkagi see vana teada tõde. Number 1 on tervislik eluviis. Kusjuures tervist toetava eluviisi all ei mõtle Virgo Mihkelsoo sugugi üksnes seda, et sa ei suitseta ega joo ülemäära, sööd mõistlikult ja liigud parasjagu. Kui sa suitsetad ja jood, eks sa lihtsalt kuritarvid, sa lihtsalt hävitad oma organismi. See ei ole tervislik eluviis, see on üldse eksitus. See on lihtsalt, sa lihtsalt ei hävita oma organismi. Näiteks mind paneb imestama alati, kui vähihaige tuleb minu juurest nõu küsima, et mis looduslikku preparaadi kasutada selleks, et vähihaigest paremini elada või ära ravida terveks või. Ja tuleb välja, et suitsetab. Ja arst on unustanud talle seda ütlemata. Aga kui ta suitsetab, siis nad ütlevad, üks sigaret hävitab sul ühe C-vitamiini normi ära. Aga C-vitamiin on põhiline antioksidant, mis ei lase vähil aktiivselt edasi areneda ja isegi hävitab seda vähki osaliselt. Virgo Mihkelsoo on veendunud, et meie hea tervise võti on tugev immuunsüsteem.
ükskõik, kas võitleme haigustega või püüame neist eemale hoida. Kõige olulisem on tugevdada oma immuunsüsteemi. Et kui sa võtad ükskõik, hea arst, eks ole, suurepärane arst, määrab väga hea preparaadi, või ütleme ravitseja, teeb mingisuguse imerohu kokku, annab inimesele. Kui, eks ole, inimesel näiteks seedimine on korrast ära, kui seedimine ära, siis seal ütleme üle kolmandiku immuunsüsteemi elemente enam ei toodeta nagu vaja, kui oli organismi immuunsüsteemi elemente, annad seda abi, eks ole, arstimine abil või segu abil, protsessi ei käivitu. Või käivitub, aga siis see pikaajale, nii edasi, vaevalemine, nii et see vekslik. Öeldakse immuunsüsteem on see, et sa grippi ja mis sul seal veel on haiguse, aga tegelikult immuunsüsteem on see, kes käivitab ja see on tõestatud vastavate ainetega ära, eks ole. Ja immuunsüsteem organismis tähendab, saab veel korralduse, et kui mingi haigus tuleb juba 2 aastat või aasta mõni haigus, kui inimene jääb haigus, siis on tal juba kõik, sa maks on vigastatud midagi, eks ju, arsti juurde lähed, sul on juba kõik viga sees. Aga organism juba tunneb selle vea, et protsess läheb valesti 1 või 2 aastat varem ära ja on sellised markerid, immuunsüsteem ja selle markerid immuunsüsteemile annavad näiteks signaali ja immuunsüsteem hakkab siis vastavas suunas iseravimissjõudusid käivitama. Nii et tegelikult et kui sa tahad olla terve ja nii edasi, sa pead jälgima, et sul immuunsüsteem on korras, et see käivitaja, kes selle iseravimissjõud käivitab ja iseravimissjõudu käivitada on nii palju mooduseid, nii et üks ma ütlesime, see kindel eluviis, siis on need mesilaspreparaadid, kui sa võimled, eks ole, sihipäraselt kuskil tulemust, need pingutad nii edasi, see ka käivitab, sest organism saab aru, et on vaja, eks ole, immuunsüsteem tugevneb. Nii et immuunsüsteem, see ei ole niisama kõlks jutt. Ja siin on väga palju teha selleks, et see immuunsüsteem hoida korras.